nii, Joajenni hotell, Joajenn on väike linnakene. Joajenn on väike linnakene Hoassoni juures, aga Magnoolia on kinni ju. Magnooliad õitsevad siin. Jaa. Vana ja fantastiline. Jaa. Joajennis me peatume ainult ühe öö. See on just täna me lähme Mäkke. Me lähme Hoassoni Lillemäge vallutama. Ja siin on väga ilus hotell. See on hotellipark, kus me praegu kõnnime. Näiteks näitan siin. See on meie hotell. Nii nagu heas Feng Shui aias peab olema, on looklev jalgrada, on kivi, on taimi, on veesilm, kõik nagu peab. Meie lähme Siretile järgi. Tõeliselt ilus. Nende kevad, Xianis ja selles kandis on kevad on kuskil 2 nädalat ees Pekingist. 2 nädalat ees, siin kõik õitsevad. Pekingis olid veel kõik kinni. No, mis sa nägid? Vaata seda kalassi kilus. Vaata, ma kohe tulen sinna. Nii. Kukuvad ette. Oi, kui ilus. Tõeliselt ilus vaade. Me vaatame siin mingid puud veel õitsevad. Kas need on siis, mis nad ütlesid, virsikud siis? Persikud või virsikud? Näed sa. Ilus. Meil Eestis praegu on veel vist -10. Aga näete siin virsik õitseb. Erinevad värvi on roosasid. On sellised lillakamaid. Tõeliselt ilus. Need kannudele maas pikali vaatas neile. Ahah, näete, siin on üks selline motiiv. Nemad aias kasutavad tihtipeale on selline savikannud, tühjad savikannud püsti või isegi pikali. Istutatakse vahel taimi sinna sisse. Nii lähme sealt sillast üle. Näete, kuidas siin on puitu, on suur kivi kui kujunduselement. Näete sellised pohne yin-yang siin. Vaata, mis me siit leidsime. Kes ütles, et hiinlased ei tea Feng Shuist midagi? Teavad küll. Siin on lausa paaga. Näete siin. Keskel on yin-yang ja mööda serva lähevad triigrammid. Vesi, see on see vana paaga. See on veel vana paaga, jah? Jah. Vesi ja mägi on vastu. Lähme siit tagasi. Ja vaatame sillakese peale. Näete siin veesilme, sillad ja tõeliselt kaunis. Sire lõitseb juba, on see võimalik? Sire lõitseb, uskumatu. No näed, siin sellised sillad. See äär on siin. See äär on tõesti ilus siin kõik. Aga mis asi see kollane on? Jaa, näed, kalad löövad lupsu siin on ju selles, alati on veesilmas ka kalad sees. See on oluline, et on veesilm, aga seal peavad ka kalad sees olema. Näete, kaldad on kõik on kividega tehtud ja vaatame, kas me ka näeme kaluga. Ja täitsa suured kalad elavad, ma ei tea, kas ma siit... Ei, tumedad seljad ujusid siin. Ei tea, lähme vaatame, et äkki me näeme. Ei paista veel hästi, nad pole veel aktiivsed, aga tegelikult siin on suuri kalu täis. Ja näete selline tõeliselt maaliline veesil. Väga nägi. Ja vaatame siia üles. Sinna me lähme nüüd. Aga näete, mäed tulid nähtavale. Ja täna sinna me läheme. See on Hoamägi, Lillemägi. Taoistlikest pühadest mägedest kõige kõrgem tipp on 2100 meetrit üle merepinna. Siret leidis kala. Vastu valgust. Jaa, ma ei tea, kas meil nüüd filmilindile see ka jääb. Suured kalad ujuvad ringi.
Ja. Nii, lähme siit edasi. Ja siin on siis hotelli restorani terrass ilus. Kaunis. Siis saab ka siin sees istuda. Eks mitte siis ka väljas. Võt selline väga kena kompleks. Vaatame, zoomime Sireti ära. Siret Seeder jalutab seal. Jõuab just õitsvate virsikuteni. Lähme. Ja lähme siit kaudu tagasi, et siin tõeliselt maaliline aed. Nagu muinasjutus. Vaat nii. Et siin hotellis me peatame alati, kui me Huamäge vallutame. Ja vaatame siit. Tegimegi ringi peale pargile. Nii, siit jõuame. Algusesse tagasi jõuame Magnooliateni tagasi. Nii. Näed, saimegi tagasi.